Tere, ilusat esmaspäeva lõunat. Mina olen Signe Ventsel ja mul on hea meel teid tervitada siis tänasel veebiseminaril, kuidas olla eesmärgipärane ja hoida vaimset tervist. Selle nädalaga saab juba peaaegu läbi põhimõtteliselt jaanuarikuu ja me ikkagi räägime kohakoti eesmärkidest, eesmärgipärasest elust ja miks ma otsustasin selle veebiseminari teha just sellisel teemal, sest ma näen täna igapäevaselt oma tegemiste ja ka sotsiaalmeedias, et inimesed on erinevaid eesmärke seadmas, otsitakse erinevaid viise, kuidas see iseenda jaoks lihtsamaks teha ja kuidas olla siis tegelikult tulemuslik sellel eesmärgi seadmisel. Ja samuti ma näen seda, et minnakse nende eesmärkidega natuke nagu tülli, tekib selline paha energia ja selleks, et seda vaimset poolt hoida, siis ma olengi kutsunud täna ka meile külalise Kärdi, kes siis räägib pärast ka sellisest iseendast natuke pikemalt ja räägib siis, kuidas olla eesmärgipärane, kuidas seda vaimset tervist siis tegelikult hoida. Ja asume siis ka teekonnal, ehk ma olen täna tõesti ette valmistanud teile ka slaidid ja Kärdil on ka slaidid ja asun siit kohe neid teile jagama. Ja kes on tulnud nüüd siis hiljem veel Zoomi aknasse sisse, siis küll minu palve on sulle see, et sa tegelikult võtaksid endale kirjutusvahendi ja paberi, et võimalikult palju tänast sellist räägitavat ideestikku visualiseerida, joonistada, kirjutada nagu endale ülesse. Ja siis tekib see õppimise ja taipamise aspekt palju paremini. Nii, aga kes pole varem minu veebiseminaril käinud, siis mina täna tõesti olen igapäevaselt toimetamas tööandja brändi saadikutega ja kuidas siis meeskonnas olevad meeskonnaliikmed oleksid ennastjuhtivad inimesed. Ma justkui näen oma töös täna seda, et kõik saavad aru, milline on ennastjuhtiv inimene. Täpselt see, et ma sean eesmärgi, hoian oma vaimse tervise tasakaalus, aga tegelikkus elu ja olek selle ennastjuhtiva inimesega on ikkagi päris suur väljakutse. Ja nii palju, kui on meeskonnas julgust, tahtmist ja aega luua neid ennastjuhtivaid inimesi rohkem, siis seda lihtsam on luua seda head organisatsiooni kultuuri, tulemusi, teha tööd suure rõõmuga. Ja mina ütlen selleks, et luua endale ägedat karjääri või mis iganes aspekti oma elus, selleks ei pea ootama mingisugust tähtsat strateegilist kuupäeva, vaid ikka seda, et lihtsalt tulebki minna tegudele, ehk et minu enda moto on mõtlen tegutsedes. Nii et minu kontaktid on ka siin kenasti olemas ja saab kontakti võtta. Siis teenuste koha ma korraks rääkisin ka, et enesejuhtimine, ajajuhtimise teema, tööandja bränd on minu jaoks suurt kirge tekitavad ja ma olen päris palju aitanud organisatsiooni meeskondi sellel teemal ka paremaks saada, mõju loonud ja julgustanud inimesi tööandja saadikuna teadlikumalt tegutsema, sest see on võimalus justkui iseennast teadlikult arendada, mis on kaudselt ka tänase päevaga seotud. Olen välja andnud ka kalendermärkmiku Olen iseenda boss. Ja just selle põhimõttega, et me kõik oskame teha neid 3-meetriseid to-do liste, teha enda need plaanid nii uhkeks ja vingeks, et selleks läheks kaudses mõttes nagu aega nagu mitu nädalat. Aga kuidas olla teadlikult iseenda elu, karjääri kujundaja ja olla iseendale see hea boss, olla hea mentor või hea coach, nimeta kuidas tahad, aga see mõte, et sa võtad iseenda elu visiooni loomise, kujundamise iseenda kätesse, vaid ei oota, et kui ühel päeval tuleb mingi hea võimalus, küll mul siis oleks hästi. Nii et see on tegelikult selle märkmiku eesmärk ja täna on päris paljud sellega oma elu muutnud ja nii et kutsun seda kasutama. Ja mul on tegelikult sulle üks kingitus ja ka Kärdil on sulle üks kingitus, ehk et kõik, kes täna on julged ja avatud oma mõtteid, ideid sellel teemal, millest me täna räägime, kirjutama sinna chati, ehk et kirjuta mõni küsimus, kui sul tekib selle teemaga mõni küsimus, kirjutama mõni tähelepanek, oma taipamine, siis kõikide kommenteerijate vahel me loosime välja 2 kingitust, ühe siis 100 päeva fookuse märkmiku, mida ma just ise ka siin kasutan, näete.
Ja teine kingitus on siis Kärdi poolt on vaimse tervise seminari valitud töötuba, mille siis ligipääsud omale saate. Et kindlasti väga-väga väärtuslik. Nii et mina ütleks selle kohta, et alati ütlen inimestele meeskonnakoolitustele, et julgetel inimestel on alati rohkem võimalusi. Nii et sinu jagatud mõttest, tähelepanekust, et keegi inspiratsiooni saada ja see võib kaudses mõttes kellegi teise elu muuta. Nii et ole julge. Ja tahan veel öelda ka, et praegu on e-poes olemas selline pakkumine e-kursuse näol, kuidas olla edukas enesejuht, millega tuleb siis kaasa tõesti sama 100 päeva fookuse märkmik, et kes tahab sellest teemast veel paremaks saada, siis e-kursus annab sulle 6 aja jooksul võimaluse õppida ja hoogsalt iseenda arengule hoogu anda. Nii et seminari lõpus jätame pisikese ajaga küsimuste küsimiseks. Aga kõik küsimused saavad siis vastuse seminari lõpus, nii et jäta enda märk maha ja asu teekonnale. Ja tulles siis teema juurde, et mida tähendab olla eesmärgipärane, kuidas nautida elu siis koos eesmärkidega, siis ma ei hakka täna rääkima väga pikalt kuidas need eesmärke siis püsitada, kuidas neid seada. Selle kohta leiab informatsiooni minu blogist veebiseminaride näol väga erinevas vaatenurgast. Aga mina ütleks selle kohta, et miks üldse eesmärgid, miks me võiksime eesmärke iseendale seada, siis mina ütlen selle kohta alati nii. Eesmärkidega inimesed naudivad rohkem rahulolu, nendes kiirgab õnnelikkust rohkem, tähenduslikkust. Nad teavad, mida nad tegelikult oma elult ootavad. Ja mina ütleks selle kohta ka, mis mu üks viimase tähelepanek, et inimesed, kellel on eesmärgid, nendel ei ole aega draamaks või mingisugust konfliktideks. Nendel on väga selge oma visioon, oma nägemus ja see, mis neid kaudses mõttes lähemale ei vii sellele, nad ei keskendu sellele ega võtta aega. Ja minu tähelepanek on ka see veel, et eesmärkidega inimesed on tegelikult südikamad, nendel on sellist energiat justkui rohkem, et nad oskavad seda energiat ise endale luua, et olla ühenduses oma eesmärgiga. Ja kui te vaatate mõnda ägedat inimest mõnel kuskil ajakirja kaanel või veebisaidil, kes on teinud suurt muutust, mind väga inspireeris just siin reedel saanud Katri Teller, kes sai aasta investoriks, minust väga kihvt eesmärk, väga kihvt tulemus ja selle taga on absoluutselt väga palju suuremaid ja väiksemaid eesmärke. See ei ole tekkinud mingisugust kuidagi üleöö nii-öelda. Ehk et see tähendab seda, et elada oma eesmärgiga, olla sellega kuskil kooskõlas ja võib-olla ma tooks siia sellise paralleeliga sisse, et eesmärgipärane elu eesmärkidega elu tähendab justkui saavutaja mõtteviisi. Et sa sead eesmärgi, pisikese suure eesmärgi, oled sellel teekonnal, vahel komistad, vahel kukud, aga sa ei jätta pooleli seda protsessi kaudses mõttes. Ja mida ütlevad siis ka erinevad uuringud selle kohta, et kõik inimesed, kellel on olemas kas või pisikesed eesmärgid, nende rahulolu ja nende tööle pühendamus on palju kõrgem. Ehk et väga paljude pisikeste ampsudega on võimalus tähenduslikkus ennast luua. Ja mina ise kutsun teid ka mõtlema, kes täna oma eesmärke veel on seadnud või on paika pannud. Mina ütleks selle kohta, et me inimestena justkui oleme tegelikult tähed taevas. Sellised pisikesed tähekesed, olgu tal siis 5 või 6 nurka, mis iganes. Mina mõtestasin lahti iseenda eesmärgid läbi sellise 5 tähekese meetodi. Ehk et panin igat tähekese nurga juurde ühe eesmärgi. Ja läbi selle mul väga lihtne hoida oma eesmärke kogu aeg fookuses. Ehk et mina tahan olla seal tähis taevas üks julge signe, kes muudab oma elu ja tegelikult loob seeläbi eluga väärtust ka ühiskonda. Nii et kui sina enda paberi peale praegu kirja paned sellise pisikese tähekese, siis mõtle, et mis on need sinu tähekese aspektid, mis aitavad sul julgemalt, teadlikumalt seal tähis taevas justkui särada. Ja minu ühe tähekese nurga aspekt ongi luua ka rõõm, ehk et ma loon endale ise head energiat, head rõõmu ja mida ma seda tegelikult siis looma hakkan. Nii et vahepeal, kui siis mul tekib see tunne, et eesmärk kuidagi tekib ärevust, tekib segadust,
siis ma võtan kohe lahti oma selle paberijoonistuse, kus ma olen oma need mõtted lahti kirjutanud tähekese kontekstis ja sealt kohe saan ma tulla uuesti selle oma tähendusliku fookuse ja selguse juurde. Ja mina ikka ütlen alati, ei ole vaja minna eesmärgi ja teekonnale väga pikas faasis, vaid panna see suurem eesmärk paika, aga liikuda 1 kuni 3-kuuliste fookuste sammude juurde. Selle kohta on minu veebis ka spetsiaalne. Jätkuvalt otsime neid, kes need Signe, nüüd sa saad endal mikrofoni jälle lahti teha, ma panin sind ka mute'i. See on täiesti okei, et aeg-ajalt tuleb ka teisi helisid sisse. Jaa, väga tore. Ehk et kõik, kellel on veel mikrofon pandud, pole hääletu peale pandud, siis palun tehke seda. Ehk et kui sa paned oma eesmärgid paika, ära pane neid palun pika aasta peale, liigu nende juurde maksimaalselt 3-kuuliste etappidega, eks ole. Ja mina alati ütlen selle kohta ka, üks eesmärk peaks olema kindlasti sinu isiklik eesmärk, mis on seotud sinu kasvuga, sinu minapildiga, sinu mingisuguste oskustega ja alles siis me liigume selliste nagu tööalaste eesmärkidega, ehk isikliku elu eesmärk ja alati tööalane eesmärk koos. Nii. Nüüd läks natuke lendama, aga mida ma veel tahan nagu öelda selle eesmärkide teekonna juures, mida ma ise märkan ka inimestega koostööd tehes, et hakatakse keskenduma väga sellele nagu lõpptulemusele, et kui ma nüüd oma ettevõtlusega saavutan, ma ei tea, mingi 500 000 käivet, küll ma siis olen õnnelik, eks. Kuidas see õnn siis välja näeb? Ehk et kõik, kes ei suuda seda tänast nagu igapäevast protsessi, seda päeva, seda rutiinset tegevust teha iseenda jaoks mõnusaks, ehk seda nautida, siis tegelikult, kui see eesmärk justkui nagu mingi hetk on kätte saavutatud, siis sa ei oska seda nagu märgata või seda nagu saavutus justkui nagu tunnetada teistmoodi. Ehk et väga oluline leida sellesse eesmärkide teekonnal see nauditav protsess ja kuidas sa seda protsessi iseenda jaoks läbi rõõmu ja energia nagu toodad. Ja tulles mängu siis selle juurde, et sa võid küll panna ühelt poolt nagu selle eesmärgi nagu endale paika, aga kõik uuringud, mida mina olen siin viimasel ajal studeerinud, ma olen väga selline nagu uuringute fänn ja selliste nagu tõenduspõhise materjali fänn, et see saaks nagu ka kinnituse, et kõik need sellised nagu tipptegijad, kes on saavutanud mingisugust edu iseenda nagu soovitud valdkonnas, siis kõigil nendel on sellist nagu selgust ja fookust oma eesmärkides, oma elus väga nagu hästi loodud justkui. Ehk et nad tahavad väga selgelt teada, kuidas nad seda saavutavad, mida nad üldse tahavad saavutada, mis on nende jaoks tähenduslik ja mis on nende jaoks rahuldust pakkuv. Ehk kuidas selgust luua, ehk et kui sa oled pannud oma eesmärgi paika ikkagi nagu rapsid erinevate 10 projektidega, siis sul ei ole väga palju selgust oma tegemistes. Nii et selgus tekib ja fookus tekib ikkagi läbi erinevate küsimuste, tegemiste, katsetamiste, ehk et järjepidevalt küsid iseenda käest küsimusi. Kas see tegemine on minu fookusega seotud? Ja mina võin alati öelda, ütlen ka, et kui sul on fookus paigas, siis alati on aega. Ja siis sa lõpetad selle mul on kiire eestlaste mantra justkui nagu loomise ka. Nii et mõtle, millistes aspektides sa saaksid paremini luua omale selgust. Võta see eluratas kasvõi, seal on 8 kategooriat või 10 kategooriat. Milline kategooria vajaks selguse loomist sinu elus, et sul tekiks mingisugust nagu rahulolu juurde. Ja kui selgus on olemas, siis tegelikult inimene suudab naerata, küsida sõbra käest, kuidas sul läheb või vastupidi märgata ka iseenda aspekte, taipamisi ja mis on hästi ja mis on nagu väljakutseks. Ja selleks, et üldse oma eesmärkidel nagu tähenduslikkust sellist nagu neid nautida, siis mina ütleks selle kohta, et selleks on vaja teha kindlasti eelmise aasta kokkuvõte. Kes pole jõudnud teha oma eelmise aasta kokkuvõtet oma tegemistest, oma mõtetest, oma märkamistest, siis soovitan seda teha, veel jõuab täiesti julgelt kohe. Nii et kui sa oled aasta võtte kokkuvõtte teinud, siis see annab sulle väga hea lähtepositsiooni luua endale neid tähenduslikke eesmärke ja nautida seda eesmärgi teekonda justkui. Nii et mina ise olen ka veel lõpetamas oma aasta kokkuvõtet, paar slaidikest on veel teha, aga see
aasta kokkuvõtte tegemine andis mulle väga palju uusi taipamisi ja julgust uute eesmärkide seadmiseks ka kohe kindlasti. Nii et minu blogis leiad selle blogiloo endale ka siis veel. Ja selleks, et nautida seda eesmärgi teekonda, et see ei tunduks selline nagu äng ja raske ja kuidagi nagu vaevav, siis mina alati ütlen, et kui sa lähed oma eesmärgi teekonnale oma ägedat elu looma, siis sa pead paika panema selle vundamendi, millest sinu vundament koosneb. Ja mina olen pannud siia iseenda vundamendi ja vahel ongi nii, et kui sul see eesmärk lähed sinna, kukud sinna auku, kaotad oma eesmärgi fookuse ära või tekib väsimus, siis minu hea soovitus sulle ongi see, et võta see mõte, et kirjuta lahti, millest koosneb, ma ei tea, Kärdi, Inge või Lii vundament ja vaata, kas vundamendi plokid on hästi toidetud, kas need on piisavad energiat, nad on kenasti koos. Ja mina ütlen küll, et me tihtipeale justkui nagu tahame, et mul on praegu kiire, ma praegu selle vundamendi osaga ei tegele, ma teen siis, kui mul on aega. Ehk et sa juba tegelikult oled kukkunud kaudses mõttes kuristikku ja sealt hakkab see teekond natuke viltu vedama. Ja mina ikka ütlen, et magama minna ja ärgata tuleb erinevatel kuupäevadel. Mina väga tahtsin ka sellest nagu unearvelt nagu võtta nagu lõivu iseendale, et ma olen hästi efektiivne, ärkan hästi vara, praegu on populaarne see kella 5 ärkamine, mis iganes kõik. Nii et loo endale see oma vundament ja loo oma eesmärkide ajajuhtimise süsteemis oma süsteem. Katseta, proovi, vaata, kuidas tekivad uued taipamise kohad. Ja kui vundament on tugevalt hästi loodud, siis oma eesmärkidega ühenduses olemine ja sellega selguses on tegelikult imelihtne. Sa oled rõõmus ja naeratav inimene, nii et seal tekib väga palju väärtust juurde. Ja mis teine aspekt on veel, mis aitab sellist nagu eesmärkidega teekonda nautida, on ikkagi see, et see rõõmuenergia nagu hoidmine. Ja mulle hästi meeldib üks Abraham Lincolni nagu tsitaat, mille ma olen kirjutanud paberi peale välja. Enamik inimesi on täpselt nii õnnelikud ja nii energilised, kui nad on otsustanud olla. Ja kui ma teen meeskondadega tööd, siis ma näen täna tegelikult Eesti organisatsioonide meeskondades mitte väga palju selliseid rõõmsaid ja õnnelikke energilisi inimesi, neid on, aga siiski sellist nagu teadlikku energia ja rõõmu loomist võiks olla absoluutselt rohkem. Ja mina ütleks selle kohta, et see saab alguse iseendast, iseendaga tööst. Ja üks raamatust üks mõte pani mind hästi nagu mõtlema, mille on öelnud Dalai Lama, kes ütleb, et milleks olla õnnetu asja pärast, kui sa saab korda teha. Ja mis kasu on olla õnnetu, kui seda enam korda teha ei saa. Nii et ma mõtlen selle peale, et millised tegevused aitavad luua sulle energiat juurde. Et millised on need sinu tegevused, mis toidavad sind kõrge energiaga ja kõrge rõõmuga. Ja mina ütleks selle kohta, et igasugune stress on sellise nagu energia rõõmu nagu tõeline hävitaja. Sellest räägib kohe ka Kärteks. Aga see mõte, et tuleks leida endale need tööriistad, need vahendid, mis aitavad sul energiat luua. Ja kõik tipptegijad, kes siin ka erinevate uuringutega on tehtud, siis nemad tegelikult mõtlevad väga, kuidas negatiivseid emotsioone vältida, mis ei tähendaks, et neid üldse poleks, aga pigem just see, et nad on otsustanud püstitada ühe kavatsuse, suurendada ise teadlikult oma energiat ja luua seda nagu oma päeva, seda rõõmu ise. Ja võib-olla siis ka üks hea küsimus on see, et kus ma selle endale kirja panin ka siin just, et millise tegevustega saad sa ise omale energiat luua, eks? Et sa ei pea ootama seda õnnelikku päeva, jänese aasta algust või uut motivatsioonipuhangut, vaid mõtle võimalik mingi stressirohked olukorda, kuidas sa kõige paremini selle situatsioonis üldse käituksid. Ja ehk et luua endal tähenduslik seisundit, et ma soovin selles etapis olla seesugune ja siis hakkab tegelikult see energia töötama ka sinu eesmärkide heaks. Ja mina alustan juba üsna
ka pikalt oma päeva sellise küsimusega, kuidas ma soovin end täna tunda. Ja kui ma seda küsimust, see on väga lihtne küsimus, selle kohta võiks öelda, et ma juba ammu tegelikult tean seda küsimust, aga proovi nüüd sellele küsimusele luua see selline hea emotsioon ja tegevus juurdeks. Nii et kui hommikul ärkad üles ja irutad voodis veel varbaid, siis küsi, et kuidas ma soovin ennast täna tunda, missugust energiat ma täna ise enda jaoks luua saan. Ja mis võiks täna sulle põnevust üldse pakkuda. Nii et mina ütleks selle kohta et see energia loomine tuleb inimeste läbi erinevate asjade. Mina loon endale energiat läbi sportimise, ehk et uue nädala jaoks on vaja nädalavahetusel palju liikuda ja teha selliseid mõnusaid spordihetki ja igal ühel on see hästi erinev. Ja mis aitab veel olla väga teadlikult oma eesmärkidega ühenduses ja sellist nagu elu naute justkui nagu heade eesmärkidega on see, et milline on sinu isikliku arenguplaan. Kui ma teen meeskonnakoolitusi, siis küsin inimeste käest ka, et teil kõigil on olemas meeskonna tegevuskava, ettevõtte strateegia, erinevad tegevuskavad veel, aga milline on sinu isiklik arenguplaan, eks? Ja küsitakse, öeldakse, et aga mul on kõik väga hästi, ma olen juba nagu kõik saavutanud, kõik on väga hästi ja ma olen pannud siia slaidi peale ka 3 sellist lihtsat küsimust, mis justkui aitaks sul nagu lahti mõtestada seda iseenda arengut paremini veel. Ja võib-olla see mõte ka, et kui sa ühel päeval oled ideaalne sina, siis milline sa oled? Milliste märksõnadega sa ise ennast nagu kirjeldaksid? Või siis vastupidi, milliste märksõnadega saavad sind teised inimesed kirjeldada? Nii et mina ütleks selle kohta, et selles kategoorias on alati inimestel palju arenguaspekte ja mõelda, et kui sul on täna nagu 3 kuuks üks väga selge eesmärk tööalaselt, siis mõtle, milline on sinu arengu eesmärk just isiklikuks arenguseks. Et see on täpselt sama tähtis kui sinu tööalane eesmärk, mida seab sulle tööandja ja mis on siis see koht, kus sa saad ise väga teadlikult tööd teha. Ja kui võib-olla on selline hea mõte siia juurde tuua, et kui sa viimati ärritusid millegi peale või kellegi peale, siis mõtle, kuidas käituks ideaalne sina sellises situatsioonis, kui sa oleksid juba nagu loonud iseenda jaoks sellise hea ideaalse minapildi. Ja mida ma veel eesmärkide koha pealt tahaks öelda, et inimesed jätavad väga palju oma eesmärke ja nagu tegevusi saavutamata või pooleli justkui, sellepärast, et kohe ei nähta tulemust. Ja ma olen pannud siia ka selle pildi väga teadlikult selle slaidi juurde, sellepärast, et teekond eesmärkide juurde näeb umbes seesugune välja. Selline mõnus Lõuna-Euroopa serpentiin, sikasakaline ja iga selle kurvi juures tekib kindlasti pisike arengu eesmärk ja sinu roll on märgata oma arengu aspekti, sinu roll on märgata seda muutust ja muutus tekitab tihtipeale väga palju segadust ka. Nii et jah, mõttekoht sulle siin, et milline viimane muutus või arengu aspekt on olnud sinu eesmärkidega seoses just. Ja kuidas seda sellist nagu head energiat ja muutustega paremini hakkama saada, siis mina ütlen selle kohta. Liikumise aasta on käima läinud, lihtsalt liikuge ja mina ei kasuta juba ammu mõttetööks lihtsalt istumist, sest see on kõige hullem viis toota endale selliseid kinniseid, poolkinniseid mõtteid. Liikumine on seotud alati innovatsiooni, paremate lahendustega. Nii et kui sul on täna mingisugune väljakutse, mingisugune probleem, siis lihtsalt tuleb liikuma minna. Ja mulle väga palju öeldakse ka, et aga ma ei ole selline nagu sportlane või liikumise tüüp üldse. Väga hea viis ise endale see juurde arendadeks ja vaadake, missugust lahendust loob uute spordialade nagu õppimine, kogemine. Nii et sealt tekib väga palju taipamise arengu aspekte juurde. Ja toon siit välja ka tegelikult ühe maailma terviseorganisatsiooni soovituse, kus ta ütleb, et inimene peaks korra nädalas kaudses mõttes saama oma pulsi punaseks ajada, ehk tunda sellist nagu pingutust, et sul on selline nagu heas mõttes vere maitse suus, et sa tahad tõsiselt nagu sellist pulssi punaseks ajada, nii et ja lihastreening on ka määrava tähtsusega ja mina ütlen selle kohta alati, et kui mul tekib segadus või kaob korraks see eesmärkide juures see fookus ära,
siis ma mitte kunagi ei istu ja ei oota seda õiget kuupäeva, vaid ma alati lähen spordiringile, teen pika oma suusaringi või jooksuringi ja siis tekib selgus tulla tagasi oma eesmärkide rajale. Ja mis on saavutajate peamine selline komistuskoht on see, et kui me tegeleme väga paljude erinevate eesmärkidega korraga. Ehk et siit tekibki täpselt see tunne, et sul on üks projekt, teine projekt, kolmas projekt, ma arvan, tunnete tuttav ette, on ju, tahaks kõigis osa saada, tahaks igale pool ma panuse anda, aga see tekitab selle, et sul lõpuks kaob fookus ära. Nii et ja siit ka see mõte, millega mina ise olen väga palju tööd teinud, et kõike korraga ei saa. Sa ei saa kõikide nagu 5-6 eesmärgiga tööd teha, vaid pane lühema aja peale endale 2-3 eesmärki. 3 on juba väga palju. Nii et ja 100% võimsusega töötamine kogu aeg on võimatu. Ma võin teile öelda, ma olen seda proovinud ja kogu aeg jõuan samasse kohta. Kuidas ma selle kohta ütlen, et kuristiku ääre peale. Nii et pigem on see mõte, aega on, kui fookus on paigas. Ja kui me tahame liiga palju asju korraga saada, mida täna, ma ütleks selle kohta, ma julgen kohe öelda, et täna igas Eesti toonis ma näen nii palju projekte, nii palju fookusi, nii palju tegevusi. Ja siis me küsime, et miks me inimestena oleme nagu stressis, ärevuses, ei suuda oma vaimset tervist hoida, sest kõik on liiga palju. Ja väga palju ootusi, väga palju selliseid muutusi, soove tegelikult tuleb meil justkui nagu ühiskonnast. Et kui tekib segaduse aspekt, siis mina ütlen alati, mine tee üks pikem jooksuring ja kirjuta lahti oma paberi peale oma fookuse kohad. Ja siis tekib see tunne, et sa leiad uuesti oma raja ülesse. Ja loomulikult võib tekkida ka siit see selline stressi ja ärevuse kohta, kus siis ma annakski nüüd hea meelega sõna Kärdile, kes oskab öelda, kuidas siis nagu oma eesmärkide teekonnal tegelikult oma vaimset tervist hoida. Mina hoian seda väga teadlikult läbi sportimise ja ma ütleks selle kohta, et kui ma mõtlen oma eelmise aasta tegemiste peale ja tulemuste peale, siis mul ei ole olnud ükski aasta nii tasakaalukalt paigas, sest mu elus oli väga tähtsalt kohal ka mu isikliku elu eesmärgid, mis olid spordiga seotud, mis aitasid mind hoida nagu täie energia juures ja ma tegin tõesti nagu palju intensiivseid projekte. Nii et Kärt, jaga meile siis nüüd head informatsiooni, kuidas luua neid tähenduslikke eesmärke ja olla selle juures siis nagu õnnelik, rõõsa ja rõõmus. Suure rõõmuga ja suur aitäh, et sa kutsusid mind. Räägimegi siis vaimse tervise hoidmisest ja ma lubasin või Signe lubas, et ma tutvustan ka ennast. Siis mina olen kliiniline psühholoog, kognitiivkäitumuslik terapeut ja mindfulness koolitaja ja mulle meeldib enda kohta ka öelda vaimse tervise entusiast, sest minu jaoks on tohutult oluline just nimelt ennetustöö ja see, et inimesed ei jõuakski erinevate vaimse tervise murede juurde ja selleks on väga-väga oluline psühhoharimine ja teadmiste jagamine, et see on üks minu selline peamine fookus minu töös. Ja selleks olen ma loonud The Academy of Good Thoughts'i või Heade Mõtete Akadeemia, mis siis jagabki või viib läbi erinevaid vaimse tervise koolitusi ettevõtetele ja organisatsioonidele, aga meil on ka tohutult äge avatud vaimse tervise töötubade või seminaride sari. Ja te saate, see kevad kava on väga-väga tore 2023, et saate selle kohta täpsemat infot vaadata ja viin läbi siis ka kliinilise psühholoogi vastuvõtte. Mul on 2 mõtet, mida ma tahaks, et kindlasti sellest webinarist jääks kõlama, et kui ma ütlesin, et ma olen kognitiivkäitumuslik terapeut, ma kindlasti usun, et kognitiivkäitumuslik teraapia on täna üks tõenduspõhisemaid teraapiameetodeid, mis aitab erinevate vaimse tervise probleemide puhul nagu stress või eelkõige depressioon, erinevad ärevushäired ja väga-väga palju teisi erinevaid muresid. Ja ka mindfulness täiendab seda väga hästi, et need kõrged sooritajad, kes teevad väga tublisti ära kõik need mõtete jälgimise harjutused ja nii edasi, siis neil nagu justkui jääb midagi puudu ja see hetkes olemine, hea soovlikkus iseenda suhtes ja paindlikkus, sõbralikkus,
annab tihti selle läbimurde. Aga et see mõte, mis ma tahaks, mis kõlama võiks jääda, et on väga palju teisi ägedaid tõenduspõhiseid teraapiameetodeid, et siis proovige ja katsetage, et kui te loete mingisuguseid usaldusväärseid artikleid, allikaid, raamatuid, et siis proovige ja katsetage erinevaid tehnikaid, tehke läbi erinevaid harjutusi. Paljud inimesed ütlevad, et see mindfulness on minu jaoks kuidagi selline nagu läänemaailmast kaugel või ikkagi sisaldab sõna või meditatsioonipraktikaid ja nii edasi. Et proovige, see on alguses harjumatu, aga võib anda väga suurt efekti teie igapäevaellu. Ja teine pool on see, et kindlasti jälgige vaimse tervise teenuse või siis teenusepakkuja tausta ja allikat, et see kindlasti oleks tõenduspõhine, sest et meie enda kolleegidega igapäevaselt näeme päris palju neid juhtumeid, kus inimesed on näiteks 7 aastat käinud kellegi juures, kes võtab nende käest päris palju raha, aga tegelikult hea tulemuse asemel on hoopis kas tagasilangus ja me oleksime saanud olla väga palju efektiivsemad ja võib-olla selle mure väga palju kiiremini ära lahendada. Aga rääkides meie vaimsest tervisest, siis viimastel aastatel oleme me olnud justkui sellise teadmatuse liivatormi keskel. Ja meie ümber on olnud väga palju teadmatust, COVID, sõda, see, mis ka praegu majanduses toimub ja nii edasi, tekitab meie vaimsele tervisele väga palju väljakutseid ja mis meie ajule üldse ei meeldi, on teadmatus. See tekitabki ärevust, stressi ja kõike muud ja tõesti ka see üle-eestiline ja ka ülemaailmne vaimse tervise statistika ei ole üldse ilus, aga ma usun, et me saame tõesti väga-väga palju iseenda jaoks ära teha, et ennast toetada ja ennast paremini tunda. Aga mis see vaimne tervis üldse on? WHO on ilusa definitsiooni kirja pannud, et vaimne tervis on heaolu seisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega ja suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Ja kindlasti vaimne tervis ei tähenda ainult siis haiguse või diagnoosi puudumist, vaid on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Ja kuidas seda saavutada? Signe nii toredasti juba tõi välja vaimse tervise vundamendi osad, et mina kindlasti tahan rõhutada mõtete ja tunnete olulist osa, et meil oleksid need tasakaalus mõtted ja juba siin mainitud, et need on need peamised, mida ka teadusuuringud välja toovad, on siis uni, kehaline aktiivsus, tervislik toitumine, sotsiaalne suhtlemine ja meil võiks olla ka tööle lisaks ka mingisugune hobi, mis annab meie ajule vaheldust. Aga võib-olla mida rõhutada on see, et ehkki meie kõikide ajud on päris sarnased, siis meie vajadused on väga erinevad. Et püüa leida see, et me tõesti kõik vajame erineval määral und ja ka see kehaline aktiivsus, et Signe, nii äge oli näha sinu seda sportimist ja siis kogu see energia ja liikumine ja tõesti see on väga oluline. Väga paljud teadusuuringud ütlevad, nagu sa ka välja tõid, nagu ka see WHO soovitus, et ainult 20 minutit, me ei pea jooksma, rapsima, vaid ainult 20 minutit päevas jalutamist võib ennetada väga paljusid vaimse tervise probleeme. Aga siinkohal mulle meeldib öelda, et meie kõigi see sweet spot on hästi erinevas kohas, et kellele meeldib poksida, kellele meeldib jooga, kellele meeldib mäesuusatamine, kellele meeldib tõesti see rahulik jalutus ja teinekord, kui sa päeval tunned, et ma tõesti ei jõuagi liikuda, et mis see alternatiiv siis võiks olla, et kas see tassteed, nii et ma annan endale rahu ja nii edasi, et näiteks läbipõlemise puhul, et kui depressiooniravi algab käitumuslikust aktivatsioonist, siis läbipõlemisel me peame puhkama, et siis võiksid, ma näen seda igapäevaselt väga palju, et need läbipõlejad tulevad, ütlevad, et aga et ma ju jooksen, ma ju näen nii palju vaeva, et see serotoniin ju peab mul kuidagi kehas hakkama ringi käima, et siis tegelikkuses peaks vastupidiselt toimima, et puhkama ja endale rahu andma.
mistõttu ma olen siin need pallid natukene pannud hüppama ja et nad põrkaksid ja et meie kõigi see vaimse tervise vundament on erinev. Väga oluline on see eesmärkide ja prioriteetide seadmine. Ma olen väga tänulik, et me täna siin sellest räägime. Mulle endale meeldib õudselt see küsimus, et tõesti meil on need eesmärgid, et kui palju et me peame tööd tegema ja et tööl on väga olulised eesmärgid, et me võiks suhelda, siis me peame liikuma, toituma vastavalt, et meil on kõik need eesmärgid olemas. Aga et mis on see tegelik põhjus, miks sa hommikul voodist üles tõused? Et see hästi kõnetab mind ja et see aitabki teha selle pausi ja mõelda, et mille pärast ma siis seda kõike teen ja et see oleks mul kusagil olemas. Nagu te näete, siin on väga naljakas sõna, banaanileib all vasakus nurgas, et minu see põhjus, miks ma hommikul üles ärkan, ei ole banaanileib, aga see on see, et ma saaksin olla enda pere jaoks olemas ja et näha enda lapsi kasvamas ja mulle tohutult meeldib süüa teha, küpsetada ja siis selle pika laua taga enda perega koos süüa, siis meil tekib selline state of mind, kus kõik räägivad hästi palju juttu, meil on tohutult lõbus ja me lõkerdame naerda, et need on need hetked, mille nimel mina hommikul voodist üles tõusen. Aga ma tahaks, et kõik kirjutaksite sinna chati enda vaimse tervise vundamendi osasid, et kui te olete nii lahked, mõtlete kaasa ja et mis veel võiksid olla need olulised osad ja mis on sinu jaoks oluline. Siis saavad kõik ka võib-olla natukene inspiratsiooni. Ja ma mainin samal ajal, kui te kirjutate, siis mainin ära, et ma olen siin välja toonud mindfulnessi ehk teadveloleku, et ma arvan, et kusagil 8 aastat tagasi alustasin kõigepealt isikliku mindfulness praktikaga ja siis läksin seda eraldi õppima. Et siis ma alustasin mindfulnessi õpinguid seetõttu, et teadusuuringud ütlesid ja ma märkasin, et sellest võiks kasu olla minu klientidele. Aga täna, arvestades seda, mis maailmas on toimunud, ma olen vahepeal saanud 2 last, siis ma saan öelda, et ilma nende mindfulness tehnikateta oleks mul väga keeruline tänases maailmas navigeerida, et nad on tõesti tõhusad ja aitavad meid. Et lugege siis sealt chatist neid mõtteid ja saage inspiratsiooni juurde. Aga et ma tahan välja tuua ka seda, et väga ägedaid kampaaniaid on vaimse tervise vitamiinide kohta ja nii nagu me siin Signega ka rõhutame, et need on väga olulised. Aga ma tahan välja tuua ka seda, et elu on mõnevõrra keerulisem. Et võib juhtuda nii, et ja seda me ka näeme, et me magame ilusti, me toitume ilusti, hoiame need baasvajadused korras, aga meil on ikkagi midagi, mis meid segab või mis on meie jaoks väga suur väljakutse ja neid põhjuseid on väga palju. Aga et see mudel, miks tihti emotsionaalsed häired välja kujunevad, on see, et meil varajased kogemused kujunevad siis välja nii sündmuste, suhete kui elutingimustest lähtuvalt ja kujunevad välja siis nii funktsionaalsed kui ebafunktsionaalsed uskumused iseenda, teiste ja maailma kohta. Ja nüüd need funktsionaalsed uskumused aktiveeruvad siis, kui elus on mingi kriitiline sündmus, mis muideks ei pea olema üldse midagi väga suurt. Tihti me märkame seda, kui on midagi suurt. Ja siis need uskumused aktiveeruvad ja me jäämegi kinni nendesse negatiivsetesse automaatmõtetesse. Me ei tunne ennast enam nii hästi ja me ei jõua enam käituda nii, nagu me tegelikult tahaksime. Ja meil on sellega kaasuvad siis ka erinevad kehalised reaktsioonid. Mida ma tahan öelda ongi see, et meie kõigi lugu on erinev ja et olla enda suhtes hästi paindlik, teadlik ja märgata ka seda, ja pöörduda vaimse tervise spetsialisti poole, kui on tunne, et ise enam sellest august välja ei tule.
Aga ja meie tööriistad siis, mis meid väga palju aitavad, on need, mida me tegelikult igapäevaselt kogu aeg ju märkame, mis on meiega kogu aeg kaasas, meie mõtted, emotsioonid ja käitumine. Ja ma tõin siin ära ka sellise kognitiivse baasmudeli, millele toetuda, mis ütleb siis seda, et olukord ise ei pea määrama ära, et kuidas me ennast tunneme või kas me jõuame käituda või ei jõua käituda, vaid see, kuidas me elu ja erinevaid olukordi tõlgendame, on see, kuidas paneb meid siis kindlal viisil tundma ja käituma ja meie mõtted, tunded ja käitumine on omavahel väga tihedas vastastikuses seoses. Ehk et kui ma mõtlen, et ma ei suuda ja ma ei saa, siis see tekitabki tunde, et ma ei jaksa ja ka see käitumine on vastav. Aga kui see mõte on see, et see on küll keeruline väljakutse, aga ma ikkagi teen selle ära, siis see juba annab mulle ka emotsionaalse tõuke, et ma tunnen ennast juba enesekindlamalt ja ma käitun, teen vähemalt esimese sammu ja seejärel siis on ka need mõtted omal kohal. Nüüd ja kui me neid eesmärke seame, siis mida me samamoodi või võib-olla, et seda peamist stigmat ikka ja jälle ümber lükata, et psühholoogi poole ei pöördu inimesed, kes iseendaga hakkama ei saa, või tegelikult väga tihti on see just vastupidi, et psühholoogi poole pöörduvad väga tublid, väga kõrgete standarditega ja väga ägedad inimesed. Aga kui me räägime kõrgetest standarditest, siis on oluline enda juures märgata, et kas meil on võib-olla liiga kõrged standardid või perfektsionismil kui nähtusel ja mina pean siin silmas kliinilist perfektsionismi, mis meid igapäevaselt võib takistada. Aga et perfektsionismil endal on ühiskonnas päris positiivne selline kõla, et ma tahan kõike täiuslikult teha. Aga et kui me ka neid eesmärke seame, siis me võiks enda puhul jälgida, et kas ega ma ei ole seadnud endale liiga kõrgeid standardeid ja kallutada ennast rohkem sinna avatult eesmärkide poole liikumise poole, et tõesti, et need eesmärgid oleksid realistlikud, et me oleksime nende keskel enesekindlad, et meil oleks valmisolek eksimuseks, et kui me mõtleme selle peale, mis maailmas viimasel ajal on toimunud, siis me lihtsalt paratamatult peame enda suunda muutma ja vahepeal need eesmärgid välja võtma ja nendes paindlikult tegema muutusi. Ja tõesti see spontaansus on väga oluline. Aktsepteerimine, kui midagi ei lähe hästi. Ja tõesti olla endaga rahul, et olete midagi proovinud, kui teiega ei õnnestu. Ja sellest Signe ka väga toredasti rääkis, et oluline või et valigegi välja enda jaoks need valdkonnad, millest te tunnete, et olete head ja teistes valdkondades lihtsalt nautige protsessi, et kui te alustate proovitegi uut spordiala, siis on ju loogiline, et kohe ei tule kõik nii välja, nagu te tahaksite. Aga et seda hästi enda puhul jälgida ja ka eesmärkide seadmise puhul siis olla enda suhtes paindlik. Aga nüüd vaadates ka enda eesmärkidele tagasi, siis on üks selline kalduvus, kuidas eesti keeles tõlgime seda kalduvuseks negatiivsusele, inglise keeles on ilus nimi negativity bias. Aga et evolutsiooniliselt selleks, et me oleksime kogu aeg valmis, et karu või lõvi meid ära ei sööks, siis meil on välja arenenud kalduvus siis pöörata rohkem tähelepanu või anda rohkem kaalu negatiivsetele kogemustele kui neutraalsetele või positiivsetele. Ja see tõesti, kui te enda peale ka mõtlete, siis kui mingi üks väike asi läheb halvasti, no siis tundub, et kõik on halvasti, see pilt ja illustratsioon on siin kõrval nii äge, aga et me saame seda endast treenida ja üks abivahend selleks ongi mindfulness. Ja mindfulness on siis tähelepanu suunamine erilisel viisil, eesmärgipäraselt praeguses hetkes ja tehes seda hinnanguid andmata. Et meil on olemas täidesaatev kontroll
enda tähelepanu fookuse üle, et kuhu ma selle tähelepanu fookuse suunan, kas ma suunan selle heale või siis negatiivsele, siis et mul on olemas see kavatsus ja motivatsioon enda tähelepanu fookust hoida. Kindlasti on oluline see, et me ei väldiks erinevaid olukordi, vaid et ma avatud meelega, me ajul on hästi iseloomulik see, et kui on midagi ebamugavat, siis on esimene mõte, et äkki läheks sinna koosolekule, äkki ei kohtuks selle inimesega, aga et ma avatud meelega lähen ja enamasti ma saan alati teada, et ma tulen selle olukorraga hakkama, ma tulen selle emotsiooniga hakkama ja nii edasi. Ja siis väga oluline see aksepteeriv huvi ja põnevusega need hoiakud. Ja juba Charles Darwin on ägedalt öelnud, et alati ei jää ellu ja ma arvan, et tänapäeva ühiskonnas on see üks olulisemaid, et ellu ei jää alati kõige tugevamad ja kõige intelligentsemad, vaid need, kellel on kõige paindlikum meel, et see on väga ilus ütlus. Ja mindfulnessil on erinevad tüübid, inimeste jaoks tuleb üllatusena see, et lisaks siis formaalsetele harjutustele, nagu te näete, see istuv kaunis pilt seal, et lisaks formaalsetele mindfulness harjutustele, kus me tõepoolest istume, jälgime enda hingamist, on mindfulnessi või teadvalolekut võimalik praktiseerida ka enda igapäevaelu toimingutes, nii et ma tõesti olen kohal ja jälgin ainult seda, mida ma käesolevas hetkes teen. Näiteks väga hea näide on kohvi joomine, et ma joon selle kohvitassi ära nii, et ma jälgin ainult neid aistinguid ja protsesse, mis on seotud kohvi joomisega, seda lõhna, maitset, võib-olla mis kujuga on see tass ja nii edasi. Ja selle mindfulnessi üks peamine õpetus on see, et lisaks meeldivate sündmuste märkamisele ja nende rohkem toomisele igapäevaellu, siis püüab see lähenemine tegelikult õpetada meid ka ebameeldivates olukordades toime tulema. Küsin Signe vahepeal, et kuidas meil on ajaga. Meil oli tegelikult plaanis teha üks tore harjutus. Meil on täitsa aega praegu, teeme selle harjutuse julgelt kohe. Ja, et siis harjutuse nimi on minu keskmine tööpäev ja ma palun, et sa võtaksid välja ühe paberi ja väga niimoodi mindfulilt ja teadlikult paneksid kirja oma keskmise tööpäeva tegevused, aga oluline on see, et sa alustaksid sellest, mida sa teed siis, kui sa hommikul ärkad, mitte ainult tööülesanded, aga et näiteks hommikul ärgates siis käid duši all, kes seal paneb lapsi riidesse ja nii edasi ja nii edasi, et tõesti hommikul pudru keetmine, tööle sõitmine, transportimine ja õhtul samamoodi kõik meeldivad tegevused ja mitte nii meeldivad tegevused. Kui kellelgi on selle harjutuse kohta küsige, siis küsige julgelt. Võime võtta selle jaoks kusagil 4 minutit. Signe, sina oled nii kiire ja niisuguse näoga, et sul on juba kõik tehtud. Aga et sa võiksid natukene veel mõelda, et mingisugused väiksemad punktid sinna juurde ja siis sa samal ajal ja võid hetkeks veel võtta selle pausi ja mõelda, et kas kõik sai kirja. Kui keegi on juba ära teinud, võite ka chatti panna. Kirjad, ma olen nüüd valmis.
Ma küsin vahepeal, Signe, et mis sa sinna kirja said, kui sa oled nõus jagama, et kuidas sinu hommik algab ja siis mis on need, seal tööpäeva keskel on kindlasti emailid, telefonikõned ja kõik muu. Ja minu hommik täna ma ärkasin 6:30, võtsin endale teadliku pool tundi nagu iseenda jaoks ehk et ärkasin üles, siis tegin klaasi vett. Siis ma võtsin oma selle klaasi vee, läksin istusin diivani peale, mõtlesin korraks oma tänast päeva läbi nii-öelda. Siis ma võtsin märkmiku, kirjutasin selle nädala fookused läbi. Siis ma võtsin juba mingisugune poole tunni, võtsin ühe pisikest asja kohvis enda jaoks. Ja sealt läks juba siis kohvi söömine, riidesse panemine, siis mõned e-maili vastamine. Ehk et minu selline nagu keskmine või ütleme ideaalne tööpäev algab alati ideaalne algab selle, kui ma saan võtta enda jaoks selle mõttepausi ja mõtestada ja just nagu läbi kirjutamise seda nagu selgust luua. Et vahel ma alustangi sellist asja, et ma võtangi kätte märkmiku, kirjutan, mis mu tänase päeva fookus on. Mis on tänase päeva fookus ja sellest edasi oma eesmärkidega nagu seostada on tegelikult nii lihtne püsida fookuses ja nautida rõõmu ka juurde. Ja. Nii tore. Kui sul on ideaalne hommik, aga et see harjutus läheb edasi, et ma loodan, et te jõudsite õhtuni välja, et sinna juurde ju kuulub ka see pesu pesemine ja siis koristamine ja laua koristamine ja tõesti töökohal kõik need üldse tööle jõudmine ja sealt tagasi sõitmine ja nii edasi. Aga et ma palun, et hinnake nüüd enda tegevusi, mis te sinna kirja saite, et tähistage E-tähega tegevused, mis annavad sulle energiat, hellitavad sind ja tekitavad tunde, et sa oled elus. Õudselt hästi, Signe, klapib see, mis sina rääkisid ja nüüd siis see harjutus. Ja pane S-täht sinna taha, et need on need tegevused, mis sind siis kurnavad ehk stress, vähendavad su energiat ja tekitavad stressi. Ja päris palju on selliseid neutraalseid tegevusi ka, siis sa võid panna E-kaldkriips S, et näiteks koeraga jalutamine on selline, et tohutult meeldib koeraga jalutada, aga kui mul on kiire, siis see tekitab minus stressi, või siis on lihtsalt neutraalne, et ma olengi võtnud enda jaoks selle aja. Aga et püüdke need ka ära märkida. Ja nüüd, kui me räägime eesmärkide seadmisest, siis ma küsin sinu käest, et kui sa oled mõelnud enda võib-olla siis 6 eesmärkide peale, 3 kuu eesmärkide peale või ka selle laiema eesmärgi peale, mis sul elus on, siis kas selles päevas on tegevus või tegevusi, mis aitavad sind selle eesmärgini viia? Ja mina ütleks niimoodi, et varem ma panin kirja nädalakavasse kõik need tööd, mis vajasid tegemist, eks? Siis praegu ma alustan nädala planeerimist. Eile ma võtsin selleks täitsa hetke endale ja alustasin sellest, et millised on mu tegevused, mis annavad mulle energiat. Ja ma panen juba nagu tükk aega kalendrisse kirja. Esmalt number 1 need tegevused. Ehk et kui ma tahan olla efektiivne oma töös, siis ma alustan sellest, millega ma seda efektiivsust loon. Ja loomulikult on mul nädalas neid tegevusi, mis vajavad nagu, mul on kolmapäeval on nagu arenduspäev, kus ma tegelen nagu kirjutamisega, uute asjade uurimisega. See on üsna intensiivne päev nii-öelda. Aga selleks, et ma saaksin seda kolmapäeval teha, siis ma võtan väga teadlikult täna ja homme neid aspekte, mis aitavad mul olla kolmapäeval väga top fit nii-öelda. Jah. Just, et ja see on ääretult oluline ja tore on kuulda, et sa seda teed. Ja nüüd selleks, et me saaksime ka enda vaimset tervist hoida tasakaalus, siis me teame seda, et stress on tsükkel, et ta tekib, tal on algus, siis tal on mingisugune keskpunkt, kulminatsioon. Ja selleks, et stress ei läheks üle depressiooniks, läbipõlemiseks, ärevuseks, selleks me peaks teda kuidagi lõpetama. Ja täpselt sinna päevakavasse, nii nagu sa ka kirjeldad, planeerima endale sobivad viisid selle stressitsükli lõpetamiseks. Ehk kui te võtate praegu enda selle päevakava lahti, tehke sinna alla kas mingisugune kastike või siis nooltega, mõelge ja täiendage seda päevakava nii, et seal oleks tegevusi, mis tõesti aitaksid teil seda stressitsüklit lõpetada.
tõesti jooksmine või liikumine aitab, sellest me oleme täna väga palju rääkinud. Ägedad uuringud on tehtud selle kohta, et kui me kallistame kedagi 20 sekundit, see ei ole nii, et lähed ja kallistad, aga minge proovige, et 20 sekundit pikalt kallistate kedagi, et siis see tõesti aitab see inimkeha soojus ja lähedus ja see lõpetab selle stressitsükli ära. Minul on see, et kui ma keedan suppi, siis mul stressitsükkel lõpeb või kultuurielamus või mis iganes, et jällegi kõigil, kellel on vähegi pealehakkamist, siis kirjutage sinna chati, mis aitab teil stressitsüklit lõpetada, erinevad tegevused, mis on teie jaoks midagi, mis paneb teid hästi tundma ja mida te siis õhtul võiksite teha, et iga päev võiks olla teil seal päevakavas midagi, mis aitab seda vaimset tervist tasakaalus hoida. Ja tõesti selle hapnikumaski peaks kõigepealt iseendale ette panema, kui me tahame olla tööl efektiivsed, enda lähedaste jaoks olemas ja ennast tervikuna hästi tunda. Ma tuletan meelde selle 8-8-8 reegli. Inimesed nii tihti küsivad, et mis need 8 siis on, et meil on ööpäevas 24 tundi, me võiksime keskmiselt 8 tundi magada. Me käime reeglina 8 tundi tööl ja 8 tundi on meil justkui iseenda jaoks aega ja see tuleb väga suure üllatusena paljudele. Ja lõpetuseks veel, et kui te märkate, et ikkagi neid negatiivseid emotsioone teis on ja te justkui tahate nendest lahti saada või ei taha oma negatiivsetele mõtetele mõelda, siis minule õudselt meeldib purjetada. Mul on aasta võistlus purjetamist selja taga ja on ilus seda metafoori kasutada. Et siis kui purjekas tõuseb üles tohutu mast, mis võimaldab siis purjel tuult püüda ja veepiiri all on kiil, mis võib kaaluda tonne, siis me võime vaadelda üles tõusvat masti kui positiivsust ja veealust kiili kui negatiivsust. Ja kuigi just positiivsuse mastis rippuv puri püüab tuult ja annab meile jõudu, on just negatiivsuse kiil see, mis hoiab paati kursil ja juhitavana. Ehk mida ma selle metafoorina tahan öelda, on see, et kõik emotsioonid on vajalikud. Pettuvus, ärevus, rahulolu, rõõm, armastus, viha ja nii edasi. Iga emotsioon annab meile informatsiooni ja ta on vajalik. Lihtsalt küsimus ongi selles, et liiga palju negatiivseid emotsioone viib selle purjeka kindlasti tasakaalust välja. Aga et tõesti teadvustada, märgata ja jälgida seda emotsiooni, et mis emotsioon, öeldakse, et keskmine emotsioon kestab kusagil 90 sekundit. Ehk et näiteks see ärrituvusseisund, ta tekib ja siis ta püsib mõnda aega ja seejärel hakkab langema. Et meil oleks tõesti, võib-olla see annab sellist teadlikkust teha see paus ja jälgida, mis sinu emotsiooniga toimub, aga et me ka neid negatiivsed, kui me hakkame nende negatiivsete emotsioonidega võitlema, siis nad püsivad kauem, aga kui ma aktsepteerin, vaatan, okei, praegu see emotsioon tekkis, aga et ma jälgin, mis temaga toimub, et reeglina ta hajub. Mõnikord võtab vähem aega, mõnikord rohkem. Ja nüüd, et positiivsema noodiga lõpetada ja anda teile veel midagi praktilist, mida siis enda peal kasutada, on see, et me hästi palju kasutame nii enda sisekõnes kui ka igapäevaselt, kui me püüame kedagi aidata, üsna sellist probleemikeskset kõne, et kogu aeg küsime, et mis on siin pildil valesti, mida ma tahan, et oleks vale, et oleks vähem või kuidas see probleem sai alguse, aga selle asemel püüame rohkem jälgida, mis on minuga hästi. Mida ma tahaksin, et minu elus oleks rohkem, mida ma tahaksin, võib-olla kui mul on mingi probleem, mis ma tahaksin selle asemele, mis on hästi toiminud, mis või kes võiks olla kasulik, kuidas see meil õnnestub ja nii edasi, et te saate veel ise oma mõtetega tulla põhjalikumalt selle tabeli juurde. Ja ma ütlen omalt poolt tänud ja Signega siit jätkame, et seda kohtumist kokku võtta, aga
aga ma loodan, et te saite selliseid praktilisemaid mõtteid või mõtteid juurde, mille pealt siis enda sellist tööriistakasti üles ehitada. Kärt, mul on kohe üks küsimus sulle, et ma ikkagi ka tehes meeskonnakoolitusi ja inimesed ütlevad, et mul on nii palju nagu negatiivsed mõtted, mis tulevad iseenesest mulle pähe ja pähe. Et kui see selline nagu mingi asi on tekitanud selle ja su peas on nii palju negatiivset, kas sul on nagu veel mingisugune hea harjutus, mida nagu siis sellel juhul teha, et kui inimene ei suuda oma negatiivseid mõtteid kuidagi taltsutada? No kõige klassikalisem harjutus, me nimetame seda mõtete vaidlustamiseks, et me hakkame siis seda mingit kindlat, konkreetset, negatiivset mõtet ümber lükkama. See algab sellest, et me paneme selle mõtte kirja, et mis on see mõte, mis mind siis häirib ja siis seal on erinevad küsimused, et millised tõendid mul on, et see mõte tegelikult on tõsi ja nii edasi, aga et see on juba selline pikem protsess. Aga ma teen hästi kiire harjutuse sinuga, et kui ma ütlen sulle, et sa võid järgmise 4 sekundi jooksul mõelda ükskõik millele, aga ära mõtle sinisele jänesele. Nii, millele sa mõtlesid või mis ikkagi kippus sinna ette tulema? Ma vaatasin praegu aknast välja ja vaatasin lihtsalt, et puud on nii vahvalt sellised valge härmas kuidagi nagu, et loodus on nii kaunis praegu. Ja siis natuke ikka tuli ka, see on ju sinna... Algas mõtte jänesega. Just, aga et ta kipub tulema ja kui me kogu aeg ütleme endale, et ära mõtle, ära muretse, siis on tegelikult keerulisem nende mõtetega toime tulla ja ka mindfulnessis me õpime mõtetesse mõnevõrra teistmoodi suhestuma ja just see olla laskmine, ma vaatan ja sõbrunemine nende mõtetega, et ma vaatan, et mul on praegu siin see mõte peas, aga et ma lasen tal olla, vaatame, mis temaga juhtub, siis tihti juba see aitab. Mina teen mitut erinevat asja, nii seda vaidlustamist, aga see mõtete juhtimine on eraldi teema, et siis selle kohta võiks eraldi töötoa teha. Väga hea küsimus, aitäh. Ja mina ise tahan ka öelda, et mis puudutab seda nagu eesmärgi pärast olemist ja üldse elu nagu eesmärgid, selle nautimist, siis väga tihti ikkagi inimesed lähevad sellesse nagu iseenda kriitikatsooni väga tugevalt sisse, et ollakse iseendaga enesekriitiline. Mina võin julgelt öelda, et ma olen ka selle etapi ise juba mõnda aega tagasi läbinud ja täna ma võin öelda, et ma olen maailma parim sõber iseenda jaoks ja üldse mitte kriitiline. Vaid pigem see mõte, et kui tekivad need sellised nagu natuke rumalad mõtted või kui see nagu keegi kuradik istub sinu õla peal ja paneb sulle mingeid mõtteid pähe, siis minust ongi ka see, et lihtsalt küsida, et kas see mõte üldse peab paika, et kus ma saaksin selle mõtte nagu fakti küsida ja siis on nagu nii lihtne need rumalad mõtted üle parda visata kaudses mõttes ja minna ja toota ise juurde seda sellist nagu head julgustavat nagu mõtteviisi ja ma näen ikka, et ja sorry, et see suhestumine, et meie mõtted on lihtsalt mõtted. Just. Nad on lihtsalt vaimsed sündmused, mis meil peas on, et tihti inimesed suhtuvad ikkagi mõtetesse kui faktidesse, et kui mul on mõte, et ma ei saa millegagi hakkama, siis on justkui nagu fakt. Ei ole. See on lihtsalt üks mõte, millega mul on võimalus tööd teha ja ikkagi asendada see mõte sellega, et jah, ma saan hakkama. Ma lähen, ma käitun, ma proovin ja ma saan hakkama. Nii et siin tuleb lihtsalt, see ongi selle, kui ma rääkisin sellest nagu enesearengu plaani loomisest, siis ma arvan, et siit tuleb selles kategoorias tuleb väga palju selliseid pisikesi alameesmärke, et võib-olla tehagi tööd, seada endale see, et iseendaga sõbraks saada, iseenda minapilti hästi suhtuda. Nii et siit saab ja võib-olla selle rõõmu kohalt tahtsin ma veel öelda, et seda rõõmu annab luua ka läbi selle, et pannagi päevakavasse ka näiteks see, et kirjutan kellelegi heale sõbrale ja kutsun ta kohvile, kutsun ta kohtumis. Mul on näiteks nädalaplaanis alati sees, et ma lõunatan või kohvitan kellega, kes mulle on oluline, kes on põnev nii-öelda ja läbi selle tegelikult luua ka endale head rõõmu. Ehk et see hea rõõmu, energia juhtimine on võimalus läbi erinevate tegevuste, sealt väheneb ka sinu rumalate mõtete siuke nagu kriitilisuse foon ka absoluutselt juurde.
absoluutselt ikkagi nagu kallutada sinna, et ma käitun, ma teen midagi, et tunda ennast paremini, et tekitada seda rõõmu, et see, mäletate, see kognitiivne mudel ja et ma käitun, ma panen, et ma lihtsalt isegi ei planeeri, aga et ma tõesti lähen ja kohtun selle toreda inimesega. Just. Ja mida ma veel kasutan nagu sellise nagu kohaloleku harjutusena on see, et ma olen kuskil järjekorras või kuskil bussis sõidan, siis ma alati mõtlen, et milline minu praegune nagu hetke emotsioon või nagu hetke olukorra nagu tase, et kuidas ma omale punkte annan, et kas ma olen kohal, kas ma olen nagu ärritunud, kas mul on mingi pinge kuskil sees ja see aitab ka märgata nagu oma olemust ja suunata, et kus, millega seda nagu paremini, ehk seda vundamenti paremini paika lihvida. Nii et kõikidel tipptegijatel on selgus oma eesmärkidest ja selgus ka oma emotsioonidest, tunnetest ja kuidas neid paremini juhtida. Nii et ma ütleks, et selle kohta, et tundub nagu lihtne, aga siin tulebki teekonnale minna. Ja nagu sa väga kenasti, et igaüks on justkui nagu, me vajame erinevaid asju, aga oluline on see, et aru saada, kus sa täna üldse oled. Ja mina aega küsin ka, et mida ma täna kõige rohkem vajan? Mida ma vajan täna kõige rohkem? Võib-olla vajan täna üldse esmaspäeva täiesti nagu lugemise päeva. Võib-olla ma vajan täna hoopis mingisugust head kohvikus käimist iseendaga. Nii et olge iseenda vastu leebed ja siit tekib väga palju väärtust juurde ka. Aga ma annaks nüüd meie 2 kinkitust üle, on ju? Et sina, Kärt, saad praegu panna siis, mina panen siit õigemini ülevalt kõikide kommenteerijate vahelt siis selle noolekese liikuma ja sina ütled mulle lihtsalt stopp ja loosime siis praegu välja esimese 100 päeva fookuse märkmiku, eks? Nii et läks kenasti liikuma. Ja stopp. Nii, 100 päeva märkmiku saab endale Johannes Ahun. On öelnud tore tähelepanek, hommikune eesmärk oli värske ahjusooi karaski ja kohv. Need Johannes, ole hea, kirjuta mulle signe@signeventsel.ee ja ma panen sulle siis märkmiku teele. Ja nüüd liigume siis Kärdi kingituse juurde ehk üks vaimse tervise seminar. Nii et Kärt läks liikuma. Stopp. Ülle Kiviste, kes on kirjutanud 12.39 viimaste päevade põhjus. Ülestõudmisega on uus efektiivne kallis kosmeetika. Vot see on küll tõesti väga väärt hea põhjus, et mulle ka meeldib hea kosmeetika. Et ole hea, kirjuta sina siis palun Kärdile juba iseenda loosi lunastamisest. Aga meie salvestus jääb kenasti üles ka minu blogisse. Nii et kutsun ikkagi neid eesmärke seadma ja elu eesmärkidega on palju ägedam, palju loovam ja nende inimestega on lihtsalt suurepärane ka rääkida, kellel see eesmärk on olemas. Nad justkui nagu tahavad ka maailmale paremat väärtust tuua. Nii et lugege, looge oma vundament, looge oma eesmärgid ja inspireerige teisi inimesi ka sama tegema, sest mina ütleks selle kohta, et Eesti ühiskond vajab neid eesmärkidega ennast juhtivaid inimesi kohe kindlasti juurde. Aitäh, Kärt sulle heade mõtete eest. Ja suur tänu, aitäh Signe kutsumast. Ja super, aitäh ja naudime siis mõnusat elu. Kõike head nägemist.